Good morning, Leo. Wow. Hi. Hi. Hi guys, what's up? What's up? Welcome to the vlog, Kaiser vlog. Kell on 6:30 hommikul. Sain oma glögi kätte, nii et me saame öelda, et see jõuluturul käik on edukas. Kas mu pangakaart võetakse mu käest ära, mind viiakse siit riigist välja või siis mind ei lasta oma hotellitoast välja. Hei ja tere tulemast tagasi järjekordsesse videosse. Me oleme järjekordselt minu elutoa põrandal. Täna on käes 1. detsember ja mul on aega 30 minutit. 1. detsember tähendab seda, et täna on see päev, kus ma peaksin Janetele andma ta advendikalendri kätte. Eelmine aasta ma tegin Kaisale kalendri ja see aasta me otsustasime Janetega, et davai, et teeks siis nagu üksteisele, et tema teeb mulle kalendri, mina teen talle kalendri ja see ongi meie üksteise jõulukink. Ja see nagu Kaisa kalendriga ma hakkasin juba preppima minu arust oktoobri lõpus. Ja ma hakkasin tegema sama ka Janete kalendri, sest mul oli juba kogemus olemas, ma teadsin täpselt, et okei, kuidas budgetida, kuidas nagu midagi teha, ühesõnaga, aga see aeg läks nii kiiresti ja nüüd on siis käes, nagu ma ütlesin, 1. detsember ja ma pean selle täna õhtul talle üle andma. Tegelikult oleks võinud juba anda eile, aga me tulime eile koos just reisilt tagasi, me olime Poolas. Nii et me leppisime kokku, et davai, et 1. detsembrist siis alles nagu see jõuab meil ukse taha. Ja ma mõtlesin, ma näitan ka teile, mis ma suurematest asjadest siia kalendrisse panen, sest et väiksemad sellised šokolaadid ja asjad, ma arvan, see on nagu savi. Need on need asjad, mida näiteks kui sa ise mõtled ka, et advendikalendrit kunagi teha kellelegi või siis otsid lihtsalt kingi inspiratsiooni, siis ma arvan, et sellest ei ole sul väga kasu, sest et need on siuksed nagu täite asjad. Aga ma näitan teile ära mõned põhiasjad, mis ma siis ostsin sellesse advendikalendrisse ja äkki see annab teile ka ideid, mida kellelgi kingituseks teha. Ma käisin tegelikult, see on natukene lappes ka selles mõttes, et ma tellisin Janetele tegelikult Cult Beauty'st päris mitu toodet ja need ei jõudnud kohale, need jõuavad alles 9. Ja nüüd ma mõtlen, et kas ma ikkagi teen talle nagu eraldi pisikese kingituse ka ja annan need asjad siis nagu eraldi või kas ma jätan need endale või kingin kellelegi teisele ära. Ühesõnaga, ma seda ei tea veel, aga osad asjad ei jõudnud, nii et ma pidin improviseerima. Üks siis päev, ma arvan, et siuke nädalavahetuse päev see saab olema, panen ma talle advendikalendrisse sellise Gizou, ma isegi ei tea, kuidas seda brändi päriselt nimetatakse, juuksemask. Ja mul on natukene paanika, sest et Janetel on palju allergiaid ja ma tean, et tal on allergiaid, mis tähendab seda, et kui ma neid asju ostsin, mis siin kalendris on, siis ma pidin kogu aeg mõtlema, et oh my god, kas see võib tekitada allergilist reaktsiooni, kas see võib tekitada mingi halva reaktsiooni. Ja nüüd ma täiega kardan, et kas tal on ka mee vastu allergia või see oli Leo, kellel on mee vastu allergia ja ma ajan neid sassi. Aga ühesõnaga ma loodan, et ta saab seda kasutada ja et see siis ei tekita talle reaktsiooni. Ja kuna ma sain selle komplektina, neid 2 toodet müüdi koos, siis minu arust on ideaalne advendikalendri täide, sest et sa saad paki lahti teha ja sul on 2 juba eraldi päeva, 2 eraldi toodet ja sama brändi siis mee juukseõli. Ma olen ise seda kasutanud, mulle see väga meeldis ja sobis ka väga. Ta on selline natukene raskem õli, aga kuna me mõlemad Janetega just hiljuti rääkisime, et meil on probleeme praegu kuivusega, nii peanahal kui ka juuksed, kõik asjad, siis ma arvan, et see kindlasti leiab tal kasutust. Põhikinkide seas on ka, see on nii tore, pusle. Ma tellisin kusjuures selle Sheinist, ma tean, et Eestis saab ka tellida, aga Eestis on vist natukene kallim ja kuna see advendikalender on ikkagi budget kalender, budget oli meil 150 €, siis sa saad Sheinist lasta teha nii-öelda personaalse pusle ja me see aasta avastasime enda jaoks puslet, et nii mõnus on vahepeal lihtsalt eriti nüüd, kui detsember käes on, istuda kodus, võtta oma väike prosecco, mille ta leiab ka siit advendikalendrist ja panna puslet kokku. Ehk siis ma lasin panna siia meie Royalisti tiimi pildi. Ma algselt mõtlesin, et ma panen peale meie 2 pildi, aga ma arvan, et see on nagu selline tore mälestus üldse tulevikus, et isegi kui meiega peaks kunagi midagi juhtuma, siis ta saab meenutada, kui ägedaid asju me noorena tegime. Nii et lasin sellised pusle teha. Siis ma tellisin sellise roosa
mulle nii meeldib selle käehoidiku või käepideme tekstuur või detail, sest ta on nagu nöör. Aga ühesõnaga sellise teetassi. Tal on nii-öelda üldse alati minu arust meeldinud roosad detailid. Ma märkasin seda tema eelmises kodus, tema praeguses kodus. Nii et vähem praeguses, aga eelmises küll. Aga roos on alati teemal. Ma mõtlesin, et selline nunnu natuke erilisem teetass sobiks talle väga hästi koju. Ja jällegi nendesse pimedatesse õhtutesse, kui ta tahab teed juua. Minu arust väga nunnu, aga noh. Siis veel üks suuremaid põhiasju. Ma ei tea, kas okei. Ma tellisin talle sellise pehme soojakoti. Võib-olla paljud teist teavad, mis asi on see soojakott, aga võib-olla paljud ei tea, kui ma olin väike ja mul oli kas kõhugripp või räiged kõhukrambid, siis mu ema alati andis mulle soojakoti, kuhu ta pani kuuma vee sisse, siis ma kallistasin seda. Ehk siis kui, ma ei tea, kellel veel raske menstruatsioon või midagi, siis see on ülihea asi, mida lihtsalt kodus kallistada. Ja ma mõtlesin, et ma panen talle ka selle soojakotikese, sest et tal ka nii-öelda see on liiga TMI info, aga ma arvan, et see on tema jaoks ka kasulik. Sest mul tulevad lihtsalt mõned situatsioonid meelde. Viimane siuke, kaks viimast põhiasja on siis Hemtexist selline kodulõhnastaja komplekt. Meil on siis küünal ja lihtsalt kodu see lõhnastamisvedelik, kus sa paned bambus pulgad või mis iganes pulgad sisse. Teema on siis bubbly champagne, sest et meil on alati prosecco, champagne ja mullid teema. Ja ma mõtlesin, et see võiks väga hästi minna ka Janetega kokku. Ja siis ma panen talle samuti lihtsalt lõhna pärast. Panin veel ühest teisest komplektist brändid Apple'i küünla, sest see lõhn, ma arvan, võiks talle väga meeldida. Ja viimane need on tegelikult rohkem kaks viimast põhiasja on tellisin siis Laneige'i huuleniisutajad. Laneige on hästi tuntud oma nende sleeping maskide poolest. Ja neil oli mustal reedel siis selline komplekt, kus oli huulepalsam ja siis see sleeping mask ja kaks erinevat, ma tahtsin öelda maitset, aga kaks erinevat lõhna. Nii et need lähevad ka ja ma arvan, et ma panengi nagu värvide mõttes nad kokku, et see on nagu üks komplektikene. See on teine komplektikene. Ja viimane põhiasi on siis üks nii-öelda niši parfüüm. See on siis nimi Milano ja bränd on Bergholz vist, kui niimoodi öeldakse. Ja niši parfüümid on Janetele minul olnud pikka aega selline nagu ühtne teema. Me avastasime koos selle maailma. Ja Janette kogub reaalselt erinevaid niši parfüüme ja just nagu 10 milliseid pudeleid, et ta ei osta kunagi täis suurus, sellepärast et tal nii-öelda võib saada kõrini nii kiiresti lõhnast. Ehk siis ma käisin Poolas taolises poes, nagu meil on Crème de la Crème ja käisin seal siis nuusutamas. Ma tegelikult otsisin mingit parfüümi, mida saaks segada Baccarat Rouge'iga, sest see on tema üks nii-öelda igapäeva lõhnadest. Ja kuna mina täiega nii-öelda olen huvitatud just nagu parfüümide segamisest, kombineerimisest, siis see peaks olema üks parfüüm, mida saab Baccaratiga segada. Ma ei tea, ma arvan, selle ma panen siis 24. talle ilmselt. See tunduks nagu tule 24. mõte. Aga nüüd on aeg see kalender kokku panna, sest et ma just raiskasin 15 minutit ja mul on alles 15 minutit. Juhu! Ma tellisin kõik pakendid see aasta Sheinist. Kaisa kalendriga ma sain suure õppetunni, et pakendid tuleb tellida kuskilt hulgi odavalt, sest et kui sul on budget 150 €, siis sinna alla läheb ka pakendi raha. Ehk siis nagu pakend ei ole eraldi summa arvestatud, vaid see on koos selle pakendiga. Nii ma tellisin Sheinist, olin targem ja tellisin sealt kõik pakendid ja kotid. Ma tellisin sellised 3D numbrid ja tähed, sest et ma mõtlesin, et niimoodi oleks päris hea, et ma ei pea ise kirjutama, vaid ma saan lihtsalt kleepida nende karpide peale need 3D kullast tähed ja meie värvi temaatika ongi roosa ja kuldne see aasta.
minu omad talle, sest ma ei tea, mis ta mulle teeb. Ja ma võtsin ka seda täite fluffi, et ma mõtlesin, et kui on nagu sellised väikesed asjad, siis on hea nagu selle fluffiga karp täis toppida ja siis panna see väike asi sinna peale, et presentatsioon on ka minu jaoks tähtis. Ja nende jaoks ilmselt nii tähtis ei ole, aga ma arvan, et ta väga hindab seda, kui ma presenteerin seda kalendrit talle nii-öelda esteetiliselt. Ja tellisin siis sellised roosad karbid ja sellepärast ma ütlengi, et ma pean hakkama tegutsema, sest et ma pean neid voltima. Juhu! Nonii, mu station on kõik valmis pandud. Üllatavalt esteetik näeb kõik välja või korrapärane. Nii et nüüd ei ole muud teha, kui voltida karbid kokku ja hakata lihtsalt ükshaaval laduma neid kingipakkidesse. Ma ise loodan, et see ei võta see aasta nii kaua aega, kui see võttis mul eelmine aasta aega, sest et eelmine aasta ma tegin kõik pakid ise käsitsi, nagu ma voltisin käsitsi neid. Aga nüüd need peaksid natukene kiiremini minema. Mul on lootust, et ma saan selle valmis enne, kui ma pean hakkama oma tööasjadega tegelema. Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night. Kell on 6:30 hommikul. Täna on reede ja mina olen teel Tšehhi. See on minu viimane suur festival see aasta Leoga. Nii et viimane reis enne jõule ja enne puhkust. Aga ma mõtlesin, et enne kui ma hakkan kodust välja minema, ma olin kahe vahel, kas teha kõik oma nädalavahetuse advendikalendri aknad lahti juba täna või teha need lahti esmaspäeval, kui ma tagasi tulen. Ja ma arvan, et ma teen need lahti esmaspäeval, ehk siis täna ikkagi teeme ühe. Ma sain Janetelt kätte oma advendikalendri, täna on üks ju 5. Nii et me teeme lahti 5. akna, kuigi nagu seal on väga ahvatavaid asju praegu nendel, või nagu paki suuruseid nendel päevadel, kui mind ei ole praegu. Et nagu natuke tahaks isegi neid lahti teha, aga ei. Kasvatame kannatlikkust. Ma muidu algselt ei plaaninud teid Tšehhi kaasa võtta, aga kuna see üritus saab olema natukene chillim kui teised. Täna on mul aega, et minna vaadata nende kohalikku jõuluturgu. Siis me lähme Prahasse. Nii et ilmselgelt siis ma ju võtan teid kaasa. Nii et let's go. On tunne, et Janette nagu advendikalendri sisuga võitis. See ei ole võistlus. Aga kui see oleks, siis ta võitis. Ma sain Lili Loolo põsepuna ja see on nii nunnu põsepuna, sest et tegelikult mulle ta meenutab rohkem nagu põsepuna highlighterit. Ta on siuke hästi kerge roosaka pigmendiga. Aga igal juhul selle panen kohvrisse, sest et miks mitte. Aeg on võtta takso ja liikuda lennujaama, sest et mu lennuk läheb tunni ja poole pärast. Ma niigi I'm cutting it short, aga... Good morning, Leo. Wow. Hi. Hi. Hi guys, what's up? What's up? Welcome to the vlog, Kaiser vlog. Nagu näha, et ma olen jõudnud lennujaama. Hommiku nektar on ka käes, et üle elada see lend. Ja siis ma olin seal turvakontrollis ja jooksin kokku Mariaga. Nii et see on väga lõbus hommik olnud, üllatavalt. Ma arvasin, ma tulen siia hüppama lennukile, aga on jõudnud kohvi juua ja mul on tunne. Ei, see ei ole veel meie jaama, veel aeg natuke. Every Christmas, baby, reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Me oleme Varssavisse jõudnud ja me ootame oma lendu Prahasse ja ma tegin natuke nagu researchi ja mina ei teadnud, et Praha on nii jõululik linn. Ja mul tuli ka meelde samal ajal, kui ma scrollisin, et Kaisa käis eelmine aasta oma soolotripil Prahas jõulude ajal, vlogmassi ajal. Ja nagu what are the odds?
aga ühesõnaga, kui ma ei oleks ju bachata sinna üritusele läinud, ega ma tegelikult see aasta ei oleks ka plaaninud Prahasse minna, nii et ilmselt see on siis lihtsalt saatus, et jõuluajal meid sinna tuuakse või jõulukuul. Nii ma tegin natuke researchi ja ma arvan, et selles mõttes ma pean kindlalt enne socialit natukene magama, sest muidu ma ei suuda mingi kella 4 ööseni üleval olla, aga ma arvan, et 3 kohas ma tahan kindlasti käia, ma tahan kindlalt minna sinna jõuluturule ja siis ma nägin, et seal on ka mingi piparkoogi maja, ehk siis ilmselt nagu sa saad mingi kohalikke piparkooke seal maitsta. Ja 3. koht, milles ma tegin screenshoti, oli mingi väiksem jõuluturg. Ma pean muidugi vaatama, et kus miski asub, aga kuna ma isegi ei tea, kus meie hotell on, siis ma teen seda kõike hotellis, et vaadata logistiliselt, kuhu kõige targem esimesena minna on. Jõudsime enda hotelli ja ma teen teile hotelli toatuuriga ära enne, kui see on kõik lagane, so let's go. Me oleme vannitoas ja ütlen ausalt, vannituba on minu jaoks highlight siin, sest et hello, sul on täispikkuses peegel. Ehk siis me saame kahekesi sättida, sest et believe it or not, aga Leo vajab ka aega, et sättida. Dušinurk. WC on eraldi klaasi taga, nii et kui keegi käib siin haisutamas, siis sa ei pea seda taluma. Ja vann ja magamistuba. Minu voodi saab ilmselt see olema, alati on aknapoolne. Nende üritustega on alati ülifun see, et mul pole aimuga, mis hotell meil tavaliselt on. Nad nagu mõnikord saadavad meile ette, et kus hotellis me ööbime, aga tihtipeale meile lihtsalt saadetakse, et okei, Anastasia võtab teid peale, toob teid hotelli, kus meie hotell on, mis linna osas, kas seal ümbruses midagi on, ma ei tea mitte kunagi. Nii et it's always a surprise, esiteks, et mis konditsioonis see hotell on ja yes, mis locationis, aga ma ütlen praegu jällegi väga harukordne, et meil on selline hotell, sest et tihtipeale, või okei, see on siuke 50-50. 50% ajast on meie hotellid Ibis budget hotellid ja kui sa oled kunagi selles ööbinud, siis sa tead, et see on veits siuke hostel vibe. Nii et 50% ajast me oleme nagu sellises ilusas, toredas hotellis. Nii et praegu vedas ja oli tore selles mõttes, et meie viimane festival või suur festival see aasta lõpeb ikkagi siis ilusas ja mugavas hotelliruumis. Aga ühesõnaga, ma mõtlen, et ma peaks võib-olla mingit laadi meigi tegema ja siis me lähme lõunale ja siis me lähme juba sightseeima. Me oleme tõesti ja esimene peatuskoht, kuhu me siis lähme, on piparkoogi maja või teisisõnu piparkoogi muuseum. Pidi olema populaarne koht, ei pidanud olema liiga ülerahvustatud ja kohalikud ütlesid ka, et seda kohta vaadata. Nii et see on meie esimene peatus ja sealt me lähme juba edasi Vanalinna. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people. Väike Steilu moment, siis nagu enda arust vaatasin õige piparkoogi maja välja. Need on mitu ja see on see, kuhu ma minna tahtsin, nii et me lähme siis proovima mõnne. Upozorňujeme, že cestující s dětskými kočárky jsou před nás. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how That's your happy place? Making our Christmas memories. Good? I would
Look at that. That's good. It's like crispy bread, but with a hint of shit. Sain oma glögi kätte, nii et me saame öelda, et see jõuluturul käik on edukas. Kõik said, mida nad tahtsid. Väga ilus jõuluturg on ja ma ütleks, et vägagi väärt külastamist, aga ta annab mulle ikkagi meie vanalinna vaibi, välja arvatud see kirik, mis seal taga on, see annab mulle mingit Disney lossi vaibi ees, mis seal puduselt te praegu seal taga näete. See on reaalselt nagu kaunitariste koletisesse Maleficent, tundub nagu Disneylandis tema loss olevat, see on nii crazy. Aga ühesõnaga meil on veel ainult üks peatus jäänud meie vanalinna tuuris ja siis me oleme hotelli tagasi, et teha väike uinak ja valmistada socialiks. Ja see peatus on kakao shopi, sest et see on siuke nagu erilisem kakao. Ja kui ma loodan, et mul on piisaval kaamera akut, et teile näidata seda kakaod ja miks see on eriline, sest et see näitab, et mul on 5% akut ja seda loodame parimat, aga igal juhul jõuluturg oli success, mulle meeldib, väga palju rahvast on, nii et kui sulle rahvamassid ei meeldi, siis sa ei suuda siin olla. Aga muud moodi kaunistused, dekoratsioonid, kui üleüldine miljöö, amazing. Ja vein on nagu meil Eestis küll hea. Ühesõnaga, me oleme hotellis tagasi ja kell on saanud märkamatult 10:30 ja normaalsed inimesed sellel hetkel läheks magama. Mina just ärkasin, käisin duši all ära ja nüüd on aeg end socialiks valmis panna, aga enne, kui me läheme socialile, siis ma tahan ikkagi need piparkoogid ära proovida. See vahukommi kakao, mis Leo ostis, to be fair, ta ei võtnud nagu kõige paremat maitset, ta võttis Raffaello, mis on lihtsalt nagu valge suhkur on top of valge suhkur on top of valge suhkur. Aga ta oli väga hea ja see oli esimene marshmallow, see mis seal asja ümber oli esimene marshmallow, mis mulle päriselt meeldis. Nagu ma vihkan, ma olen päriselt nagu, ma ei suuda. Vahukommid minu jaoks, no. Aga see oli täiesti nagu, täitsa okei. Nii et kui keegi on Prahas, siis ma täitsa soovitan proovida seda kohta, kui sa oled siuke sweet tooth. Aga nüüd, enne kui ma hakkan ennast nüüd inimeseks tegema, meiki tegema, svangut tegema, kõike seda, siis me peame ikkagi oma piparkoogid ära testestima. Ma tunnen end reaalselt nagu Samara, aga well, that's life. Aga ühesõnaga, kuna ma olen rohkem piparkoogi fänn, siis ma ikkagi proovin ära selle mandlitega piparkoogi. Don't eat everything! Kui ma selle koha kohta siis lugesin, kus me selle piparkoogi ostsime, siis seal oli kirjas, et seda taiget tehakse ikka originaalretsepti järgi ja originaalretsepti järgi ei pandud igast mingit nelki ja siukseid asju piparkoogi taignasse ja piparkoogi taigena oli kunagi lihtsalt tavaline mingi, ma ei tea, mis tekstuuriga taigen, see on nagu taigen ja pipar, nagu seal ei olnud muid asju, mingi kaneeli ja siukseid asju, et see on nagu mingi uuema aja fancy thing. Meil on Eestis ka siuksed piparkoogid. Mida see meenutab mulle? Meil on Eestis täpselt samasugused pehmed piparkoogid. Ma ei tea, aga väga hea on. Ta ei ole nagu too much, aga ta on täpselt nagu paras ja natukene kuiv too, aga võib-olla see ongi mõeldud mingi piimaga söömiseks. Ja siis see shortbread küpsis, mis ei ole piparkook, aga see on klassikaline Tšehhi jõuluküpsis, nagu nad siis meile ütlesid. Ma tegelikult ei ole väga suur fänn küpsistel, millel on moos, aga you know what? For the sake of the experience. Nagu liivaküpsis.
liiva küpsis selle moosiga. Ei ole halb, aga not my favorite, sellelt on küll ei ole. Vähemalt on proovitud. Ups, voodi on kõik täis. Aga nüüd ma teen ennast normaalseks inimeseks ja siis me lähme suushadele ja hakkame tööga pihta. Hommikusöök on söödud ja ma olen nüüd mõnda aega oma pead, sest et Leo otsustas minna mõnda workshopi, mis selle nädalavahetuse raames, siis selle ürituse raames, kus me oleme, toimuvad. Mingi soolo workshop ja kuna ma põhimõtteliselt ärkasin ja tulin hommikusöögile, siis ma ei tundnud, et see on just parim aeg, kus minna tundi inimeste juurde. Ühesõnaga, nii et ma otsustasin, et ma vaatan ringi selles piirkonnas, kus ma praegu olen või siin, kus me hommikusöögil käisime. Mul hakkab akku tühjaks saama. Põhimõtteliselt ma lihtsalt lähen tagasi samad teed pidi, kus me tulime, sest et sealt ma tean, mis trammiga ma pean minema tagasi hotelli, mis meie peatus on. Aga ma arvan, et ma vaatan ikkagi siin natukene ringi. Nii et jah. Avastasin mingi jõulupoe ja siin on täpselt need klaasist kuused, mida ma otsisin Eestis, mida meil ei müüda kunagi Eestis. Saara Hommis on müüdud ja need on väga taskukohase hinnaga ja nüüd ma mõtlen, kas mul on vaja neid, teiseks, kuhu ma need panen ja kolmandaks, mis toonis neid võtta. Siis siin on rohelised ja siin on pruunid. Ja nüüd ma üritan nagu pikas perspektiivis mõelda, et kumbasid ma matchitan paremini tulevikus oma jõuludekoratsioonidega, kuigi need on mõlemad nii klassikaline värv, ehk siis tegelikult ma matchiks mõlemad. Kõne all olevad kuused siis pruun ja roheline ja siis neil on nii-öelda selles suures suuruses ka choices in life. Ma olen jõudnud sinna punkti, kus mul on, ma arvan, 3 varianti. Kas mu pangakaart võetakse mu käest ära, mind viiakse siit riigist välja või siis mind ei lasta oma hotellitoast välja, sest iga kord, kui ma lähen siit ruumist välja, siis mu pangakaart saab ikka korralikult ruuna. Nagu minu kaitseks, tavaliselt kui ma tulen bachatat õpetama teise riiki, siis mul ei ole aega, et käia linnas ringi. Mul ei ole aega, et näha neid kohti, kus ma käin. Ma alati näen ainult hotellituba ja seda kohta, kus ma õpetan ja siis taksot. Ehk siis taksoga ringi sõites ma näen, kus ma reaalselt olen. Aga muidu mul ei ole lihtsalt füüsiliselt aega, et midagi teha. Nüüd seekord, kuna see planeerimine korraldajal on täiesti, no ühesõnaga ma ei saa mitte midagi sellest aru, siis meil on reaalselt nagu 2 vaba päeva nagu päeval siis, sest õhtuti ma pean ikkagi socialil olema, nii et mul on ikkagi nagu pikad õhtud või ööd. Aga päevad, vähemalt need 2 päeva on mul vabad olnud ja homme siis on see päev, kus me peame andma mitu workshopi. Ja mida ma siis oma vaba päevaga teen? Muidugi ma lähen just linna vaatama veel enam, kui ma ei ole kunagi siin käinud ja mitte keegi ei hoiatanud mind ette, et see on nii jõuluoriented riik ja nii jõulude linn, Praha siis. Ja iga nurga peal on mingi jõulupood ja muidugi siin müüakse asju, mida ma tahtsin Eestist osta, mida meil lihtsalt ei müüda, aga mu idees oli, et ma tahaksin sellise asja jõuludeks osta nagu koju, näiteks dekoratiivsed elemendid. Nii ma mõtlesin, et okei, istume nüüd maha, sest et nagu ma ütlesin, pangakaart elas natukene läbi. Nii et käisin sellises poes nagu Nanu Nana. See oli veits, andis mulle sükest nagu jõulusteroididelt Haigeri vibe, seal olid ainult jõuluasjad, nagu te nägite. Ja ma lõpuks siis otsustasin ära, millise kuuse ma võtan. Ma võtsin tegelikult 2 kuuske ja ma võtsin rohelised. Lihtsalt sellepärast, et selle aastaga kuidagi see roheline sobib üli hästi ja üleüldiselt roheline ongi nagu
universaalne jõuluvärv, nii et üks jõulukuusk, mis ma võtsin klaasist, on siis selline rohelist tooni. Ja ma tahaksin ta tegelikult panna suure toa kohvilauale, ma arvan, et ta sobiks sinna imeliselt. Aga teine kuuseke, samuti roheline, aga siis sellise tegumoega. Tal on LED-tuli, nii et kui ma patarii sisse panen, siis ilmselt ta annab väga ilusa jõulukuma ka veel tuppa. Ja seda ma mõtlesin, et saaks kasutada esikus, et ta näeks väga nuinusel välja. Selle kuldse detaili pärast, kuna seal esikulaual, kui sa oled näinud dekoreerimisvideot, siis mul on see kuldne pildiraam pronksist pähklipure, nii et ma arvan, et ta sobituks sinna imeliselt lihtsalt. Ja siis ma võtsin 2 kruusi. Nüüd ma tean, et Taim ilmselt nagu ei arva midagi sellest, aga ma võtsin 1 kruusi siis endale ja 1 talle ja see nagu kruus, mis ma talle võtsin, ilmselgelt see on ikkagi selleks, et mind ennast õnnelikuks teha. Sest et ma ikkagi tahan, et jõuludel oleks jõuluvaib, aga ta ei arva väga midagi nendest jõuluvana kruusidest, mis ma kunagi ostnud olen. Nii et ma otsustasin, et ma võtan talle sellise üli old school välimusega minimalistliku jõuludisainiga kohvikruusi. Ja isegi kui ta ei ole nagu jõuluinimene, siis ma tean, et talle sellised nagu vana välimusega kruusid täiega meeldivad. Nii et see on siis nagu talle, et ta saaks hommikul kohvi nautida ja mina saaksin ikka oma jõuluasteetikat. Ja teine kruus, mis ma ostsin, on pigem rohkem dekoratiivsel eesmärgil. Köögis siis on üks nurk, kus ma muidu panin jõuluvana kruusi ja sinna kõrvale panin punase diffuuseri, lõhnadiffuuseri. Aga ma leidsin sellise kruusi K-tähega, no muidugi ma pidin võtma selle ja ta sobiks sinna nii nullult. Nii et yes, ta ei ole otseselt mõeldud joomiseks, kuigi ma arvan, et teed oleksid väga mõnus juua. Yes, ma mõtlen, et siia nagu varba osasse äkki jääb midagi nagu sisse, aga ühesõnaga see on jah rohkem siuke dekoratiivsel eesmärgil. Kui me lähme välja koduasjadest ja me lähme nii-öelda meigiasjade juurde, siis ma teadsin, et Prahas on Sephora ja ma olin valmis, et ma lihtsalt täiendan nagu neid varusid, mida ma tean, et ma muidu peaksin tellima, et mul alati meeldib ikkagi meigitooteid üldjuhul osta koha pealt ja mulle ei meeldi väga tellida igast neid concealereid ja jumekaid. Ja kuna ma teadsin, et siin Sephora, siis okei, mul oli nagu list olemas asjadest, mis mul on juba otsas. Ma ei ostnud mitte midagi sellist, mida mul on, vaid ma ostsin kõik asjad, mis mul on otsas ja siis tegelikult on siin üks emotsiooniost ka. Aga hoiatan ette ära, kes tuleb Prahasse. Ma olen käinud ju väga mitmes erinevas riigis Sephoras ja Prahas on Sephora kõige kallim Sephora, kus ma üldse käinud olen. Nagu minu arust on siin juurdehindlus igale asjale üle 5 euro. Ehk siis võib-olla ma kujutan seda ette, aga lihtsalt kui ma mõtlen, et ma olen paljusid neid asju ostnud enne ka, näiteks Prantsusmaalt, siis need hinnad olid teised ja ma käisin seal ju mõned kuud tagasi, nii et see ei saa olla, et mõne kuuga on asjad tõusnud 5 eurot, you know? Nii et mul on tunne, et siin ikkagi ilutooted, sest et igal pool ilutooted olid palju kallimad kui, ma ei tea, Eestis mingid, mis meil ka on olemas, või siis Prantsusmaal Sephorast, mis ma olen ostnud varem. Aga muidu, mul sai jumestuskreem otsa ja mul on hästi suur probleem praegu jumestuskreemidega ja üldse concealeritega, sest et mu nahal on mingi väga weird periood. Mul on tunne, et mul on hakanud näkku tekkima ekseem, mul on siin lau peal suured kuivad laigud lihtsalt, need ei lähe ära. Sama nina ümbrus, kõik nagu põsed ja need ei ole lihtsalt, et kuiv, vaid nagu kuivad laigud. On karvane tunne, et see ekseem, mis mul on peas olnud, on hakanud ronima mu näo peale. Jipika-jee, eks ju. Nii et ma olen nagu hea jumeka ja hill, mis ei kuivataks mu nahka liiga tugevalt, mis oleks pigem nagu vedelamal kujul, aga kataks nagu ikka hästi. Ja siis kuna igal pool on haibitud igast neid BB-kreeme ja muid asju taolisi, siis ma mõtlesin, et ma proovin Huda Beauty Easy Blur jumestuskreemi. Ma võtsin selle toonis Custard, kui ma ei eksi. Ja see on niacinamiidiga. Niacinamiid on hästi hea siis nagu rasusele nahale ja üldse nagu kuivale nahale. Nii et see on üks asi, mida ma ostsin. Ma ei ole seda varem kasutanud, nii et ma midagi otseselt ei oska selle kohta öelda, et see on siuke nagu katse-eksitus meetodil. Aga ma tahtsin lihtsalt osta sellise jumeka, et kui mulle meeldib, siis ma saaks seda ka Eestist osta. Ja kuna Tuglases on nüüd Huda Beauty müügil ja seal on ka seesama jumestuskreem müügil, siis ma mõtlesin, et davai, kui mulle meeldib, siis tulevikus ma saan Eestist lihtsalt seda
juurde, et ma ei pea nagu lendama kuhugi spetsiaalselt, kus on Sephora või tellima kuskilt, et see on kergesti kättesaadav, et nagu niimoodi ma mõtlesin. Nüüd need järgmised 2 toodet, need ei ole kergesti kättesaadav Eestist, et kui mulle nagu need meeldivad, siis neid tuleb tellida. Aga jällegi sotsiaalmeedias väga haibitud puuder ja bränd Kosas. Ja ma võtsin nende Cloud puudri, sest kõik ütlevad, et see on üks parimaid blurring, blur eesti keeles. Ei tule praegu seda sõna, aga ühesõnaga blurring puudel, see on pressitud puuder. Ja ma võtsin ta suht heledas toonis, sest ma üldjuhul kasutan seda oma T-zoonis ja see on see koht, kus ma tahan, et kõik oleks natukene heledam. Ja siin ma võtsin nende concealeri, sest see on ka concealer, mille kohta ma olen nii palju head kuulnud. Ja nagu ma ütlesin, mul on probleeme ka concealeriga, sest et ma proovisin House Labsi concealerit, ma olen proovinud Tarte, seda ülipopulaarset concealerit ja ma ei saa neid kasutada, sest et mu silmaalused on nii kuivad, et kui ma näiteks selle Tarte'i endale peal, kui sul on ka kuivad silmaalused, siis ma ei näe, kuidas seda concealerit saab kasutada. I don't understand it, ma võib-olla ei oska kasutada seda, ma ei tea, aga iga kord, kui ma kasutan Tarte'i concealerit, siis mu silmaalused näevad välja, nagu ma oleks 80-aastane. Nii et nagu see on üks concealer, mille peale mina uuesti raha ei paneks. Mul on see kodus olemas. Ja ma lihtsalt ei kasuta, nagu see lihtsalt seisab mul seal, sest et iga kord, kui ma seda kasutan, iga kord on sama tulemus. See ei näe kunagi hea välja. Vahet pole, kuidas ma preppin oma silmaaluseid, vahet pole, mis puudrit ma kasutan. It doesn't work for me. Kui see töötab sinu jaoks, mul on ülihea meel. Nagu ma ütlesin, äkki ma lihtsalt ei oska seda kasutada. Ja see on paljude poolt armastatud concealer, nii et lihtsalt minu jaoks. It's not for me. Ja viimasena ma võtsin siis Rare Beauty kulmukeeli. Seda ma olen ka varem ostnud. I love it. See on ülihea igapäevane kulmukeel, mis minu arust päriselt toimib ka. Nagu mul on hästi kangekaelised kulmukarvad. Ma võin panna siia kulmukeeli, aga üldjuhul nad lihtsalt vajuvad ära. Aga see on siuke keel, mis minu arust hoiab väga ilusti, aga samas ta jätab mingit imelikku kihti kulmude peale. Nii et jah. Seda ma ostan alati, kui ma käin Sephoras. Aga nüüd täna ma ostsin paar asja veel, sest et tundsin puudust paarist asjast. Ja nüüd see on päris emotsiooni osta, aga tegelikult ei ole ka. Ühesõnaga, kuna mu nahk on nii kuiv, siis mul on tunne, et ma vajan palju rohkem niisutavat baasi, enne kui ma meigi peale panen, mis tähendab, et mul oleks vaja ka tegelikult primerit. Aga mul ei ole ka väga head kreemi, mida kasutada meigi all, sest et kõik need kreemid, mis mul on, kuidagi ei toimi meigi all. Nii et lugesin igasuguseid reviewsid ja lõpuks otsustasin endale osta siis selle Charlotte Tilbury Magic Water Creami. See originaalne Magic Cream on ülihaibitud, aga mida ma lugesin selle kohta oli see, et aknelisel nahal või siis pooridele kalduval nahal ta ummistab kergelt poore. Ja seda ma ei taha, sest et ma näen nii palju vaeva oma nahaga ja mul on akneline nahk. Nii et ma ei taha proovida midagi, ma ei taha katsetada midagi, mis ma tean, et võib mu naha ära rikkuda. Aga see siis ongi mõeldud nii-öelda normaalsele ja siis rasusele kombineeritud nahale, mis on minu nahatüüp. Ja siin ei ole sees parfüüme ja siin ei ole sees õli, nii et ei tohiks kuidagi minu poore ummistada ja ma olen väga elevil seda täna proovida, sest et tõesti mu nahk vajab nii palju abi praegu, see on täiesti ebareaalne. Õnneks mul on 2 päeva pärast näohooldus ka, nii et ma saan Elenikaga rääkida, et mida teha. Aga jah, see on siis üks, aga see on väga kallis kreem. Selle tõttu ma ütlen, et see on emotsioonikas. See kreem maksis 75 €. See on põhimõtteliselt sama nagu mu skincare ja no ta vist peaks käituma nagu skincare, aga mina võtaksin seda kui meigi preppi, nii et meigi preppi mõttes minu arust see on väga kallis, aga noh, ja ühesõnaga. Ja siis, mis ma veel ostsin endale, kas ma võtsin ainult ühe asja või ma võtsin 2 asja? Ma võtsin 2. Ma võtsin Inkilistilt jällegi asi, mida ma võin Eestist väga lihtsalt osta. Inkilistilt võtsin Cream to Milk cleanseri, sest et ta peaks olema siuke hästi pehme cleanser ja see cleanser, mis ma endale reisile kaasa võtsin, on natukene liiga karm praegu mu kuivale nahale, nii et see on lihtsalt ainult selleks, et see reis üle elada. Ma ei tea, kas ta on hea, aga ma tean, et ta peaks siuke hästi pehme ja niisutav olema nahal. Mul on lihtsalt vaja midagi, et aidata ennast. Ja siis ma võtsin veel kollageeni peptiidi seerumi. Ma ei tea, kui hea need Inkilisti seerumid on, aga minul siiamaani
Nad ei ole kuidagi halvasti reageerinud. Kas nad mingit väga suurt tulemust annavad, ma enam ei mäleta, pole ammu kasutanud, aga kuna nad midagi halba ei teinud ja nad on väga taskukohased, siis ma mõtlesin, et tavai, prooviks selle seerumi ära. Ja see ongi kõik. Nüüd mul on natukene aega, enne kui ma pean Leoga saama ürituse asukohas kokku, sest et me peame preppima tunnid homseks ja siis juba väike uinak jälle ja oleme. Me oleme samas kohas tagasi, kus ma põhimõtteliselt seda vlogi alustasin. Ma olen jõudnud koju. Ma jõudsin eile kell 6, meil jäi lend hiljaks, nii et ma läksin otse tüdrukutega trenni, Royalisti trenni, see tüdrukute tantsugrupp, mis meil on. Ja siis ma olin nii läbi, et oli lihtsalt koju tulek ja tuttu ära. Valetan, sõime sushit ka Janetega ja Tanniga. Tann on kodus tagasi. Nüüd on tööl. Ühesõnaga, ehk siis ma tahan selle video kokku võtta ja esiteks teeme siis koos lahti järgmise advendikalendripäeva. Ma tegelikult eile avasin 3 tükki vist korraga, sest mul jäi nädalavahetusel vahele. Et avame 9. koos, aga teistel päevadel oli Luunale üks kingitus ja see oligi, oh my god, kui ma tõin selle advendikalendri koju, sain lõpuks ta kuuse alla panna, sest Luuna hakkas ühte kindlat pakki lahti rebima ja ma terve aja mõtlesin, fuck, et seal on mingi toit äkki sees, äkki seal on šokolaad, et ma ei saa seda põrandal hoida, et pärast Luunaga juhtub midagi, et jumala eest, et ma ei ole kodus, et ta saab selle paki kätte, nii et need minu advendikalendri pakid siis olid kogu aeg teleka laua peal. Ja ma eile siis tegin lõpuks lahti selle paki, mida Luuna üritas avada juba nii pikalt ja seal oli tema seamänguasi ja ma ei saa aru, kuidas ta tundis selle mänguasja lõhnast, on täiesti psycho selle seamänguasja peale. Näidata. Ega ta nagu üle ei elanud seda rappimist, aga ta tundis selle sealõhna. I have no idea how. Aga ta oli väga õnnelik selle kingi üle. Aga 9. päev, let's go! Jõulutee! Tamme, talu, ürdi, aed, jõulutee, mahetee. Aga ega ma teid ära ei unusta. Teeme jõululoosi number 2. Ja tänase video lõpuks selleks, et öelda aitäh, et sa endiselt vaatad. Et sa jõuad nii kaugele selle videoga, siis ma tahan teile anda ära pisikese Berrici karbi. Mul on kusjuures endal need samad tooted, või üks kindel toode siit kasutuses juba 3. korda, ma arvan. Aga üritan selle lahti teha teile. Sellest Berrici karbist sa leiad. Ma panin teile ühe asja siia juurde veel, mis oleks, et siin karbis. Berrici silmakreemi. Ja see ongi üks nendest toodetest, mis mul on vist juba 3. tuub kasutuses. Hästi siukene kerge, igapäevasteks kasutamiseks, hea lõhnaga silmakreem ja ta ei ole nagu liiga raske silmade all, nii et yes, seda ma olen juba 3. tuubi kasutanud. Siis siin on pisike tuub nende päevakreemi, selle kohta kahjuks ei oska midagi öelda, sest mul on hästi kindel päevakreem, mida ma kasutan ja ma kahjuks ei julge teisi asju kasutada. Nii et teie saate siis, või sina saad selle ära testida. Ja siis siin on ka üks guasha, Berrici guasha. Ja ma panin teile siia kõrvale tegelikult veel ühe Eesti brändi paar toodet. Ja see on siis Madarast. Ja siin on siis Madara öökreem, nii et sa saad Berrici päevakreemi, Madara öökreemi ja samuti mitselaarvesi, et nagu puhastada. Nii et siis selline väike komplektikene on teil ka siin karbis. Ja väga lihtne, hoiame loosi detaile alati lihtsana. Ole subscribe'itud siia kanalile ja jäta alla kommentaar. Ja kommentaari jäta kindlasti ka enda Instagrami handle, et ma saaksin sulle pärast kuidagi kirjutada, sest et muidu kui ma pean siin kuidagi muud mõõd üles leidma, siis see saab olema päris raske, ma pean natuke detektiivitööd tegema.
Sa võid jätta lihtsalt positiivse kommentaari, aga kui sa tahad oma elu lihtsamaks teha, siis mul on see nädal esimene jõuluistumine, mida ma hostin, mis on Bachata stuudio tüdrukutele ja te võite jätta mulle oma jõulukokteilide soovitusi, sest et ma tahan neile teha tervitusjoogid, kui nad siia tulevad, ma tahan midagi, mis näeks ilus välja ja ma otsin sotsiaalmeediast igasti teid või siis jäta mulle ka jõulumängude ideid, et mida teha tüdrukutega nagu meelelahutuseks väikeses korteris. Jätame meelde, mul ei ole maja, me ei saa midagi väga ekstreemselt teha, eks ju. Nii et jõulukokteilid, jõulumängud, üldse jõulutegevused, mida saab teha korteris. Yes, need võite jätta mulle kommentaaridesse. Ja nagu ikka, ma loosin välja võitja nädala pärast peale selle video üles minemist ja ma arvan, et ega rohkem ei olegi midagi. Ma lähen oma päevaga edasi, mul on kohe näohooldus, selle tõttu ma isegi ei näinud vaeva, et midagi näkku panna ja näeme juba järgmises videos. Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The Spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night.